tere 8. novembrit ja me ignoreerime teatud tava ja me ei räägi täna ajaloost. Tere tulemast siis kõigile kuulamaks Kreisi raadio saadet ja kes ootas seda möödunud laupäeval, siis neile nii palju teadmiseks, et möödunud laupäeval jäi see ära. Oli kordussaade. Oli kordussaade ja täna toimub originaalsaade ja selle tõestuseks, et on originaalsaade, teeme me Hannesega paar katset. Hannes, ütle Shan. Shan. Ei, ütle Shan. 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 Kumb Shan või Shan? Vaat see on huvitav asi on lihtsalt selles, miks me seda katset teeme tegelikult on see, et meie Tarmoga hääldame inglise keelt suurepäraselt. Näiteks London, England, Tottenham, eks ole, aga Hannes ei Adidas. No, see ei tule välja. Hannese hääldamise lihtsalt vajud maa alla tema puhul. John Major. Näed, ei tule välja. Ma ei tea, miks ta ei tule, ma olen piinud. Ütle Thatcher. Yes, ütle yes. Ei tule välja. Me peame veel America. Me peame veel harjutama, et ma kujutan ette, et kui on jõulukuu esimene õpite ühe sõnaga hääldama. Jõulukuus, kus enne jõuluvanale oskad juba ühe inglisekeelse sõna öelda, siis ilmselt on ka kink kiirem tulema. Hello! Hea naerda muidugi, hea naerda. Vaadake, kui vanad te olete. Kuule, vaadake. Eluaeg pugenud välismaalastele kuskil linna vahel. Okei. Ei, kui hakkab niuke ründama. Teeme rahu, ei, istu. Sit down. Räägi, mis saates täna tuleb. Sit down. Saates tuleb täna tavapärane Rootsi külaline ja uskuge või mitte uskuge, eelmises saates, kes nüüd kodus märkmeid tegi, eks ju, see teab, et eelmises saates pidi meil olema 2 perearsti külas, Kalle Taavi Maruh, Peterson Manukjan ja doktor Džingis Oglõ. Näed. Sa ei oska lugeda. Saardroll-Tramm, aga midagi ei ole teha, 6 ajaga on neist saanud arheoloogid. Nad olid ennem juba. Nad olid, et tahtsid vaeval perearstiks saada, aga nüüd said arheoloogideks tagasi ja nad räägivad, et tõesti uskumatuid lugusid, enne saate algust me vestlesime siin pool tundi kohvilaua ääres, uskumatuid lugusid, mida Tallinna all leidub, mitte all ilmas, aga füüsiliselt Tallinna, ütleme näiteks teie asfaldi kõnnide all näiteks, mis seal või kõik on olemas ja sellest me räägime ikka. Ja siis ja lõpuks muidugi meie spordirubriik ja spordirubriigiga tuleme täna tõesti väga tõsiselt teie ette niisuguse retoorilise küsimusega, mille Peeter on üles kirjutanud. Ja see kõlaks, tänane spordirubriigi teema on siis, kus ja kuidas elad Eesti rugby. Nii et me saime väga toreda kirja, õigemini kiri sai Alev Strömmiga saadeti siia, mitte Rootsi. Saadeti siia ja seal vastatakse ka veel sellele küsimusele, mida me sügisel küsisime, aga kahjuks hiline see ei saanud sellest osa võtta. Muidu vastus on õige, 4 127 inimest võttis osa Svensoni lähetamisest, põhimõtteliselt on õige, aga meil on auhind juba ära saadetud ja kahjuks, aga sellegipoolest me tervitame Matit ja täname teda kirja eest. Nii, see asi on nüüd ka õiendatud ära. Ja ma arvan, et me võime minna, saatega võiks minna edasi, kui Hannes ka väheke natukene. Ütle, hallo! Ütlegi, kui see nii edasi läheb, siis... Morning! Hallo! Hea küll, saate lõpuks ma õpetan sulle yes ütlema. Kuulame nüüd muusikat.